Tervist, minu nimi on Viljar Koval ja ma sooviks täna alustada kohe siis näitest. Et ütleme, et sa elad rajoonis, kus naabritel kõikidel on murud niitmata. Ja sa leiad, et see on hea moodus nagu raha teenida. Ja siis ostad muru niiduki ja lähed naabritele ja hakkad teenust pakkuma. Esimene naaber keeldub, aga tühja sellest, lähed järgmist juurde. Järgmised olid kõik nõus, kõik on õnnelikud, said endal lisasissetuleku. Nii. Aga teisel juhul, ütleme, et sa vaatad kõikide naabritel on muru niitmata ja siis hakkad, huvitav, kas sellega oleks võimalik raha teenida või oleks. Ja siis lähed ühe naabri juurde, see ütleb sulle ei. Ja siis ikka halb mõte. Ei, see ei toimi. Nii. Ma tahakski rääkida nüüd usust. Esimesel juhul vana uskus nii kindlalt, et läks ostis muru niiduki, lõikas enda tee ära ebaõnnestumiseks ja esimene naaber ütles küll ära, aga teised olid kõik nõus, surus läbi, kuna ta uskus endasse, uskus sellesse ettevõtmisse. Nii. Ja teisel juhul siis vana kõhkles ja ei uskunud ja jäi tal see asi poolikuks ja läks asi nagu aia taha. Et miks usk tähtis on? Usk on tähtis sellepärast, et mida rohkem sul usku on, seda enesekindlamalt sa tegutsed, seda suuremaid samme võtad ja seda paremaid tulemusi see toodab nagu kindlamalt. Ja see tõstab su usku ja enesekindlust. Ja sama kehtib ka vastupidi, kui sa kõhkled ja kõik läheb kolinal alla. Nii et usku peaks olema. Et kui sul on usku sama palju oma ettevõtmistesse või endasse, kui terroristil on, kes Allahi nimel ennast õhku laseb, siis sa oled põhimõtteliselt võitmatuna. Sind hirmuta enam mitte millegi, sa lihtsalt usud, sa tead, sa oled veennud, sa saad hakkama. Vaat, aga ma panin tähele ka sükest asja, et eestlane on nagu kõige vähem religioossem rahvas maailmas üldse. Ja samas ta statistika põhjal on ka kõigist kibestunud rahvas. Ja mina usun, et nende kahe vahel on nagu seos, et kuna meie aju toimib täpselt samal põhimõttel, nagu toimub terroristil või see, kas ma usun endasse. Et mul on usku vaja millegisse. Et hakkame uskuma endasse ja elu peaks minema ka paremaks. Aitäh teile, koos muudame maailma paremaks. Camp still mad, she heard my cousin. One of the old heads from the block just came home October 95 back in Yardsville, stuck with a 3 to 5 if he don't act up. Now he realized